Tere õhtust, kallid sõbrad. Või peaks ka ütlema, et kallis perekond. Viimasel ajal on aru saanud, et see minu perekond ei piiritle mu koduse aadressiga ja isegi ei piiritle selle Nõmme baptisti kogudusega. Sest tegelikult mul on tunne, et seda Jumala kogudusele on väga keeruline piir üldse panna. Et siin ei kehti ega ei häiri meid ka isegi riigipiirid. Ühesõnaga, mina olen see Aldo Vinkel ja ma tahaks tegelikult ja ma pean nagu jagama seda oma lugu sellest imelisest tervenemisest. Tegelikult ju võiks selle nagu ühe lausega nagu ära öelda, et Jumal tegi üleloomulikult ime läbi terveks, kuid Jumala vaim on ka kõnetanud mind tegelikult, et see lugu on üks suurem lugu. Ja see lugu on üks Jumala lugu ja mina ei ole siin üldse tähtis. Ja see on lihtsalt võib-olla minu probleem, et ma olen palju aastaid kogu aeg palunud Jumalat, et võta mind ja kasuta mind. Ma tahan 100% sinule kuuluda. Ja nüüd ta siis võttis mind ja kasutas mind. Ja kasutas mind kui ühte tööriista. Ja mina osutusin vaid üheks väikseks impulsiks selles olukorras. Ja see lugu, see minu tervenemise lugu on tegelikult lugu ühest elavast Jumalast, kes kuuleb palveid ja kes vastab. Ja tegelikult see on lugu püha vaimu tööst. Ja see on hästi konkreetne. Keegi võib hakata siin nagu mõtlema ja heietama. Ma ei hakka kellegi vaidlema. Aga asi on hästi ühene. Meil on elav Jumal. Ta tegelikult kuuleb oma laste palveid, kui juhtub see ime, et tema lapsed on korraga ühel meelel koos. Ja ma kuidagi kogesin seda, et see ime sündis tänu sellele, et tema lapsed tegelikult üleloomulikul viisil korraga olid ühel meelel. Nad tegelikult nagu alandasid ennast, jätsid selle oma targutuse ja oma arvamuse kõrvale ja tegelikult kuuletasid Jumala püha vaimu häälele. Ja siis ma kuidagi kogesin, et Jumal on tegelikult täitsa hea meel neid imesid teha, kui selline asi juhtub, kui tema lapsed korraga on mingil põhjusel ühel meelel, nad paluvad ja siis ta vastab. Ja minuga juhtus see lugu. Ta vastas. Ma võib-olla siis, me oleme natuke kirja pannud, et see oli ju pikk periood, ma olin 5 nädalat haige, võiks öelda, haiglas. See ei ole üldse, kusjuures inimene, kes pole osanud üldse elu jooksul haiglas olla ennem, ma ei ole käinud haiglas ennem ja kõik see oli uus. Tegelikult siis pühapäeval 28. veebruari hommikul ma jäin palavikku. Mõtlesin ilmselt väike külmetus, kuna sellest COVID-viirusest nii palju räägiti, siis Anneli arvas, et ikka peaks tegema testi ka. Et lihtsalt olla kindel, et ma ei oleks ohtlik oma lastele ja oma sõpradele. Ja siis muidugi selline lugu, et ta tuli välja, et seda testi ka ei ole nagu kerge saada teha. Aga tundus, et ma olin ikkagi Jumala plaanis, et kui mina ei saanud kuhugi testi minna tegema, siis test tuli minu juurde õhtul hilja ja tegi selle ära. Ja siis hommikul selgus, et ma olen ikka väga positiivne. Ja muidugi ma olengi olnud elu läbi positiivne, aga nüüd see tuli ka siis positiivne. Ja me saime selle tulemuse teada. Palavik püsis, eriti kõrge ei olnud 38,5. Ja olin lihtsalt väsinud ja kurk läks aina kuivaks ja ajas köhima. Ja nüüd siis ööl vastu kolmapäeva sain sellise, ma olin kodus siis nagu palavikuga mitu päeva. Ja sellel ööl Jumala vaim kõnetas mind. Ja see oli selline lugu, et ma nagu oleks voodist maha kukkunud, olin seal niimoodi käpuli. Ja Jumala vaim ütleb mulle, et ma teen su täitsa terveks. Ja ma olen muidugi õnnelik, et teeb terveks. Ja siis ma läksin just, ütlesin Annelile ka seda, et kuule, et okei, mul on siin palavik küll, aga ma teeb mu täitsa terveks. Ja ma ei tea, kuidas sinule see tundus, kas oli kõik nagu okei. Ei, ma arvan, see oli ikka täitsa
adekvaatne, kuigi sa olid kuidagi väga elevil, aga Jah. see palavik ei olnud jah, väga kõrge. jah. Ja muidugi see, et kui Püha Vaim mind kõnetas, siis ma tegelikult kohe tundsin sellist tohutut kergust, et ongi kõik korras. Ja ma ei tea, Jumal nagu pani seemne minu sisse ja sellise usu, et kuule, et ma teen su täitsa terveks. Aga muidugi ma ei teadnud, et tal on selline pikk protsess veel plaanis minuga. Ja palavik püsis, väsimus suurenes ja siis pühapäeva hommikul saatis abikaasa kogudusele eespoole soovi, eks. Aga sa ei taha praegu rohkem rääkida? Jah, sa võtsid panna edasi. Vaata, sa ütlesid, et nagu kihilt kuidagi Jumal tooris sul. Ja. Ma tegelikult tundsin seda jah, et kui Jumala vaim minuga tegeles, siis ta nagu võttis nagu kihilt minult neid mingisuguseid asju ära. Ja siin tulemus oli see, et ma tundsin ennast nii kergelt. Aga jah, siis võib-olla ma räägin, et esmaspäeva õhtul siis kutsus abikaasa kiirabi ja mis mu kaasa viis. Ja järgmisel päeval haiglas ma tundsin end palju paremini, pandi mul see mask seal ette ja siis hakkasid asjad muutuma. Üldine enesetunne ja hingamine läks raskemaks ja siis ma enam ei mäleta, mis edasi sai. Ja võiks Anneli siit natuke jätkata. Mina olen see statistik, aga sina räägi see lugu. Kuule, veel üks lugu oli seal. Et kui ma sinna läksin, ma tegelikult ega mul seal muud midagi ei olnud teha, kui ma palusin Jumalat. Ja siis ühel hetkel Jumal näitab mulle pildi, et minu ümber on tema inglid. Ma siis kuulsin ka, keegi eespalvetaja oli näinud, et minu ümber on ühed sõjaväe inglid, müürina, seljaga minu poole. Ja mina nägin sellist pilti, et ma nägin nagu kuidagi teise nurga alt, ma nägin nagu ülevalt. Ja ma näen sellised vasksed kiivrid, keskelt on nagu kuldne või selline messingine. Need on tohutu rida. Ja nad on nagu üheteise küljes kõrvuti. Aga ma arvan, ma nägin neid samu ingleid, mida siin nähti. Ja ma veel ütlen, et mis nüüd siis saab, et mul ütles, ma saan terveks, et mul on täitsa paljas, ma pole riideidki. Aga need olid lihtsalt mu ümber seal ja ega ma rohkem sellest fragmendist nagu ei tea. Aga ma nägin, et Jumala inglid olid minu ümber. Ja nad ei olnud mingisugused papist, nad olid väga võimsad. Aga siis läks lugu jah nii, et kui ma juba sinna haiglasse läksin, siis mul nagu lülitas välja. No teisipäeval veel, kui esimest päevas olid haiglas, siis Aldo veel ise helistas mulle, et tal oli võetud see mask korraks eest ära ja me rääkisime ja me olime kõik nii õnnelikud, et aitaski, et mõtle, kui tore, et on haiglas ja nüüd saab abi ja siis Aldo saatis sõnumi ise, et tal oli olnud nagu see hapniku näitaja veres 47%, kui ta jõudis haiglasse. Ja siis meie lapsed, nemad uurisid oma tuttavatelt ja et kas kellelgi on mingeid tuttavaid seal haiglas ja et saaks kuidagi teada täpsemalt, et kuidas isa olukord on. Ja siis selgus, et ongi neil üks tuttav seal, kes oli eelmisel kevadel selle COVID-i ajal töötanud seal osakonnas ja tal oli siis omakorda tuttavaid ja siis mu tütar saatis selle Aldo sõnumi temale ka edasi, et see hapnikuprotsent on 47 ja siis see tuttav nagu küsis, et mis see saturatsioon tal oli ja siis mu tütar ütles, et kui sa mõtled seda hapnikuprotsenti veres, et see oli 47 ja siis see tuttav ütles, et ei saa midagi segamini, et see ei ole võimalik. Ja hiljem ma kuulsin ka ühelt meditsiinitöötajalt, aga see oli juba hiljem siis, et see on juba selline elustamise koht. Aga siis kolmapäeval jah, need asjad kõik muutusid ja kuhu mul oli minna ja mida mul muud oli teha, kui oma ahastusega ikka helistasin pastorile ja helistasin meie naiste tööjuhile ja ütlesin, et Aldo olukord on kehvemaks läinud ja et peab palvetama. Ja mina tegelikult suhtlesingi nagu põhiliselt Neiko ja Margretiga ja ega minagi ei tea, kui palju neid palvetajaid siia kõik
taha tuli, oma tuttavatele veel ka helistasin ja saatsin sõnumeid ja siis ma tean, et pandi käima, meie oma kogudus teab seda, aga võib-olla on neid inimesi, kes ei ole sellest kuulnud, et käivitati palvekett, mis 24/7, nagu vist oli 5 päeva järjest, palvetati Aldo eest. Ja ma imestan, et kuidas need ajad kõik nii ruttu said täis ja väikeste lastega emad tulid sinna palvetama ja kui mina ühel hommikul tahtsin ka panna sellise ebamugava hommikuse aja, siis helistas mulle üks pooleaastase lapse ema ja ütles, et tead, mina olen 2 ööd juba rahulikult maganud, et sina praegu ära küll sellisel ajal palvetad, ma palvetan sinu eest. Ja see kõik oli kuidagi väga, väga julgustav ja nagu niisugune, et mida enne ei ole nagu kogenud. Aga Aldo olukord läks aina raskemaks, et neljapäeval siis ta viidi juhitavale hingamisele ja arst ütles, et olukord on väga keeruline. Ja ma tean, ja siis arst veel ütles, et kuna ta on oma selle kopsuga nii palju kodus hinganud, et tal on tekkinud parema kopsu ümber niisugune õhk ja et nad pidid mingisuguse spetsiaalse toru veel sinna paigaldama, et seda õhku sealt kätte saada ja et ta on nüüd narkoosi all ja olukord on muidu stabiilne, aga väga kriitiline ja et see, mis seal kopsus toimub, et seda ta ei taha kohe rääkidagi, et ta ei oska seda rääkida. Siis ma tean, et reedeks tehti ettepanek kogudusele nagu, et 3 kellaaega anti, et kuidas kogudus ühiselt palvetaks. Ja siis ma helistasin oma tuttavatele ka ja andsin oma lastele teada, et ühineme meie ka selle koguduse palvega ja ma tean, et nad kõik tulid sellega kaasa. Ja laupäeva hommikul helistas mulle pastor Oljus Staling ja ütles, et ta ei ütle kergelt neid asju välja, aga nad palvetasid Marianaga. Ja et ta usub, et Aldo tuleb sellest välja, et see on raske, aga ta tuleb välja ja et hakake nüüd tänama. Ja see tegelikult väga julgustas mind ja ma olin ise ka nagu jõudnud sinnamaani juba, et ma tundsin, et ma ei saa enam rääkida sellest, et kui suur see häda kõik on. Ja see julgustas mind ja ma andsin siis oma lastele ka, kirjutasin, et nüüd hakkame tänama ja et on saadud selline sõnum. Ja õhtul veel helistas pastor Siim Teekel ja küsis, kuidas Aldo olukord on ja ütles, et ta on seal Valulävi saatejuht ja et ta kindlasti võtab selle sinna ka eestpalvetesse. Et palvetajaid oli tõesti palju. Pühapäeval kogudus tegi ühise palve koosoleku alguses ja siis, kui ma helistasin, kui Aldo läks sinna esimesse intensiivi, kui ta viidi, siis oli nii, et tund aega päeva jooksul oli see aeg, kus tohtis arstidele helistada ja anti siis mingit infot, et kuidas tal läheb või üldse nendel patsientidel, et kuna arstidel on tööd nii palju ja muul ajal nad ei vasta. Ja siis ma jälle pühapäeval peale koosolekut helistasin siis sinna sellele arsti telefonile ja siis ta ütles, et olukord on raske, ta ei öelnud ülikriitiline enam, ütles, et olukord on kriitiline ja raske ja et see, mis kopsus toimub, see on endiselt väga halb, aga kuidagi ma võtsin sellest sõnast kinni, et juba hakkab midagi muutuma. Ja siis tegelikult esmaspäeval, kui ma helistasin arstile, siis ma sain teate, ma peaks prillid ära võtma, ma näeks seda sõna trahoeostomeeritud. Et ühesõnaga Aldole paigaldati siit kõrist üks abistav toru ja öeldi mulle niimoodi, et me tõime ta narkoosi alt välja ja et on pandud see toru ja selle toru kaudu saab hakata teda tooma tagasi oma hingamisele ja et ta juba nagu 5 minutiks tõsteti istukile, et see oli küll väga väsitav, aga selline olukord on. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma ikka kuulsin kõiki neid asju õieti, ruttu kirjutasin lastele seal Messengeris, et selline olukord ja siis muidugi mu tütar saatis edasi sellele oma meedikust tuttavale selle, et näed, missugune olukord meil on juba ja siis tuli kohe vastus, et nad ajasid kellegagi segamini, et see ei saa olla võimalik, see ei ole võimalik, et nii kiire muutus, see ei ole võimalik. Ja et ta uurib veel ja mina kirjutasin lastele, et ei, et me ei lase nüüd seda asja ära röövida endalt, seda, mida me oleme saanud ja seda rõõmu ja siis see tütre sõbranna ütles, et ta uurib oma tuttavatelt veel, aga siis tuli veel paarist kohast
mõned inimesed, kes nagu julgustasid, et nad on samasugust infot saanud ja siis see tütresõbranna õhtul ka teatas, et jah, jutt käib tõesti teie isast, et see on tõesti ime, mis on juhtunud ja et see asi nagu läks nii hästi. Aga sellele siis järgnes veel 1,5 nädalat niisugust tõuse ja mõõnasid. Iga päev arsti käest teated olid sellised, et meie ei luba midagi, et see on väga keeruline ja ettearvamatu, raske haigus ja ühesõnaga me ei anna mingeid lubadusi ja me ei teagi midagi, et see võib võtta nii ootamatult pöördeid ja meie iga päev saime selliseid teateid, et ei, siin ei ole midagi loota. Aga Valdo? Jah, ma palusingi, et Anneli räägiks, sest mina ei teadnud seda lugu, mis see periood toimus. Aga see, et arstid nagu kogu aeg küllaltki väga pessimistlikult väljendasid ennast, siis ma tegelikult hakkasin seda mõistma, ma nägin see intensiivi olukorda, kuidas iga päev paar inimest jätavad oma elu ja nad tunnevad, nad ei suuda neid aidata. Ja mul üldse tekkis väga suur respekt iga meditsiinitöötaja suhtes, et mis oludes nad seal üldse töötavad, kuidas neil on igasugu kitlid ja kotid ja mütsid ja maskid ja nägin, mõni on täitsa tulipunane seal nende kilede all, sest nad said ka nagu 2 tunni kaupa üldse inimestega tegeleda. Aga jah, et see olukord, mis seal nagu oli, see ei andnud neile nagu sellist julgustust tegelikult. Ja siis, kui nad isegi nägid, et minu andmed korraga imekombel läksid sellisest täiesti kriitilisest olukorrast sellise, ma sain aru, et see oli nagu terve inimese numbrid on seal ja nad vaatavad ja nad ei usu, nad ei julge öelda, et järsku me sõnume ära. Ja see läks mitu päeva, kui nad nagu leppisid. Samas omavahel, seal on ju niimoodi, arst käib, ma ei tea, öö ja päev on seal valves, kogu aeg tulevad uued arstid. Ja siis tänu sellele iga hommiku eelmine arst tutvustab iga patsienti järgmisele arstile. Ja siis ma kuulen kogu aeg, nad tulevad, räägivad, vot Vinkel on siin, tema on meie palati kõige parim paraneja. Ja nad siis seal nagu peavad teisele arstile tõtt ütlema. Aga nad ei julge isegi Annelile ütelda, et kuule, et see paraneb, sest pole neid näiteid palju olnud. Et tegelikult see oli nagu selles mõttes väga mõistev. Mina aga tundsin, teate, ma pean ütlema, ma olin terve selle perioodi jooksul, kui ma olin haiglas. Ma ei ole tundnud füüsilist valu üldse. Ma ei tea, mis jumala arm see on. Sest ju see aeg, kui minuga kõvasti tegema, ma ei teadnud asjast midagi. Aga nii palju, kui ma siis olin seal juba kosumas või stabiilseks muutunud, siis tegelikult oli see olukord, et minu näitajad olid väga head. Ja siis ma tõesti nägin, et mingil hetkel nad hakkasid julgema seda tunnistada. Siis ma nagu ise küsisin ka, et mis värk on. Siis väga hästi on. Ja tänu sellele nad pidid kogu aeg järgmisele arstile raporteerima, mis olukord oli. Ja siis nad kogu aeg korrutavad seda. Jah, tema on meie kõige paremini paranev patsient. Aga samas Annelil sellist infot ei olnud. Jah, minule öeldi neid väga tagasihoidlikke asju. Ühesõnaga ütlesid ka arstid, et nad ei tohi öelda midagi ja üks arst lõpuks ütles, et ma ei tohiks sellist asja teile öelda, et aga hea küll ma ütlen, et on paranemise märke. Aga siis jõudis kätte kolmapäev, 24. märts ja siis oli jälle niisugune väike tagasilöök. Et helistasin arstile ja arst oli ka sellise äreva häälega ja ütles, et nüüd on niisugune, täna mul ei ole teile midagi julgustavat ega midagi öelda, et Aldo olukord on selles mõttes väga kehv, et ta langes sellisesse, et me nimetame seda segaduse seisundiks. Ta langes sellisesse segadusse ja ta enam ei saa aru ja ta ei tee koostööd ja ühesõnaga, et see olukord on jälle väga paha. Ja mina muidugi jälle hüüdsin appi Jumalat ja muidugi ma hüüdsin kogudust appi. Helistasin jälle Veikole ja Margretile ja ma ütlesin nagu ka, tundsin, et kogu aeg ma hädaldan seal Veiko kaelas ja Veiko ütles, et see ongi koguduse koht ja kogudus toetabki siin, et meie just olemegi toeks. Ja siis Margret sai südamesse ja alustati uut palveketti, et 2 päevaks veel, 24 tundi, 2 päeva järjest veel palvetada. Ja see oli siis kolmapäev. Neljapäeval ma helistasin arstile, ta ütles, et jah, olukord on
paranenud natukene, et ta lihtsamatele küsimustele vastab. Aldol oli seal selline kirjutus arstile ja vahel arst ütles, et ega me ei saa hästi ta käekirjast ka aru ja ma mõtlesin, et oleks see käekiri seal see kõige suurem probleem. Aga ja ühesõnaga siis neljapäeval arst ütles jah, et natukene juba, et lihtsamatele küsimustele vastab ja see oli ka kõik. Ja siis ma olin neljapäeva õhtul, püüdsin olla piiblikoolis, Mari piiblikoolis, kui hakkas korraga telefon üürgama ja Messengeris tulid kõik igasugused teated ja asjad ja siis näidati Aldot seal Ringvaate saates ja öeldi kogu Eesti rahvale, et ta on kõige paremini paranev patsient. Siis me juba olime nagu rõõmsamad ja sealt edasi muidugi läks ka. Sealt läks suhteliselt kiiresti, et pühapäeval tal võeti ka see toru, mis seda hingamist või rääkimist takistas ja see toru võeti ära ja siis öeldi talle endale, et ta helistaks kohe kellelegi ja kasutaks oma häält ja siis Aldo helistas mulle ja siis ma olin muidugi väga rõõmsalt üllatunud. Ja mis ma veel ütlen, et Aldo sai nagu täiskomplekti, mis sealt haiglast saada oli, et tegelikult kui see kõrihaav kinni õmmeldi, siis ta sai ka selle nii-öelda haiglabakteri, mille pärast siis 2 nädalat tuli veel olla väga kangete antibiootikumide all ja need antibiootikumid vist olid tõesti nii tugevad, et õde oli talle öelnud, et see pannakse hästi aeglaselt tilkuma, et muidu kõrvetab sooned ära. Ja ma võin öelda veel lihtsalt veel seda statistilist asja, et jah, et haiglasse jõudes, et see hapnikuprotsent oli väga vilets ja mida ma oskasin sealt epikriisist välja lugeda, et see kopsukahjustus oli 75% ja mehaanilisel ventilatsioonil oli kokku 17 päeva. Aga... Jah, need numbrid nagu tegelikult nendele asjatundjatele kõnelevad üsna palju. Mõned hakkasid kohe protestima, et ärge bluffige, et selliseid äärmusi saa olla. Aga Jumalal ei ole üldse nagu probleemi. Ei 47%-ga ega 75% kopsukahjustusega. Ta teeb selle asja ära, kui tema rahvas on ühel meelel ja palub. Ja mulle kuidagi... Vaat minul tekkis see olukord, ma ju ise väga tahtsin ja palusin, et Jumal, sa ju lubasid mind terveks teha. Tegelikult 3 korral Jumala vaim mind niimoodi kõnetas. Seal esimene oli see kodus, siis oli kuskilt 7. kuupäeval. Ja siis ma muidugi selles olukorras hakkan veel Jumala ees nagu ütlema, et kuidas mina siis nüüd, et ma olen ju nii puudulik tegelikult. Ja siis tuleb mulle üks selline tohutu, selline naerul nägu ja ütleb, sellepärast, et ma armastan sind. Mitte sellepärast, et sina oled mõlkis ja oled igasuguseid asju teinud, aga siis ütleb, et kusjuures see nägu oli selline hästi rõõmus, ma ei oskaks seda kirjeldada, milline see oli, aga see oli Jumala vaimu poolt töödud, et sellepärast, et ma armastan sind, see on kogu case. Mitte see, et nüüd sa oled mingisugune eriline kutt siin. Et tegelikult tema armastus lihtsalt leiab sellise väljundi. Ja see oli nii üleloomulik kõik, mis toimus ja seda sama asja ma tahtsingi just öelda, et see tegelikult mind nagu pani paika ja see tegelikult kõnetas mind nagu üldse nagu rohkem. Et ta nagu ütles, et kõik on tema kontrolli all. Ja siis ma tegelikult terve selle aja palusin ikka, et ka isegi nende arstide pärast, õdede pärast, kui nad kas või panevad mööda seal midagi, siis Jumala vaim paneb selle asja heaks. Ja tegelikult nii juhtuski. Isegi see, et kui ma sain need vägevaid antibiootikume, tegelikult ükski vähemalt, mind ju uuriti ja puuriti ja kompuutrid ja kõik võimalikud asjad seal, kus ma pidin läbi käima. Nad ütlevad, et kõik on korras, kõik on hästi, sa oled terve. Paberile kirjutatakse, inimene on paranenud, patsient on paranenud. Ja tegelikult mul ei ole ühtegi haigust küljes. Ma pidin 2 nädalat seal veel olema selle sama tööõnnetuse pärast, et mul mingi bakter seal aeti. Aga see oli kõik protsess tegelikult, Jumal kasutas protsessi. Arstid käisid must mööda, käivad, vibutavad pöialt ja ma olin nagu nende jaoks tõesti üks ime case seal nende jaoks. Ja tegelikult ma sain aru, ühest küljest ma tahtsin õudselt sealt ära saada, aga siis ma jälle nagu allusin Jumala vaimule, ütlesin, kus sinu plaan on, ma olen ennast lubanud siin 100% sinu käes olla, no siis olen edasi.
ja see protsess oli selline, et kui ma siis sealt intensiivist nagu välja kirjutati, siis see oli ka nii eriline. Need arstid ise kuidagi innustusid sellest, sest nendel ei olnud nii, pole saanud mitu korda nii teha. Ja küll nad, see peaarsti abi, kes seal oli, siis ta tuleb mööda ja on oma mõtet ja siis jõuab minu voodi juurde. Ja siis korraga nagu kilkab, et Ingel, kuidas sul on? Ma ütlesin, hästi on. Oh, jess! Ja selline impulsside andmine seal kogu aeg käis. Ja siis ma sain aru, et Jumal ajab siin hoopis ühte teist asja. Et mina pean lihtsalt siin kaasas olema. Ja siis oligi, ma ei tea, Anneli, sina said ka veel mingi kommentaari, kui mind sealt nagu ära viidi järgmisesse osakonda. No ja kui sinna tavalisse COVID-i osakonda viidi, et siis ma helistasin, et kuhu siis Aldo viidi ja küsisin nagu, et mingit telefoninumbrit ja siis see haiglatöötaja ütles, et teil läks hästi. Et tavaliselt nii pidi liikumisi meil ei ole ja siis andis mulle selle numbri. Et tegelikult iga samm, mis oli, see oli üks imesamm. Ja siis ka edasi kõik see paranemine. Ma olin 5 nädalat seal liikumatult püsinud, siis mind viidi üldosakonda. Seal tuleb füsioterapeut, ma olen seal lapiti pikali, siis ma harjutasin istumist. Siis ta ütleb korraga, et kuule, et proovi, kas sa selle rulaatori peale saad. Natuke nagu narrides, ja ma tegelikult tõusen, võtan sealt sangadest kinni ja jalad liiguvad all ja siis sellel füsioterapeudil kukub suu lahti. Assoo, et kuidas nii? Ja ma ise ka imestan, et tegelikult mida Jumal teeb? Ma tegelikult väga, ütleme niimoodi, normaalsete inimeste jaoks ikka väga kiiresti paranesin ja taastusin. Mul oli ju see lisahapnik kogu aeg. Siis jälle arstid saar, kuidas, et ma korraga tajusin, et ma ei pea seda võib-olla nii palju kogu aeg võtma ja siis küsisin arsti käest, kuule, kas on okei, kui ma vahepeal ära võtan selle hapniga, siis muidugi, et ega see ei ravi sind, see lihtsalt aitab sind. Ja siis ma hakkasin ära võtma ja siis tegelikult enne mu äratulekut, mul olin 6 päeva olnud juba ilma lisahapnikuta. Ja jälle arstid ütlevad, et kuidas see värk käib sinuga kogu aeg. Et tegelikult üks Jumala soosing oli su juures kogu aeg. Ja mina lihtsalt, ma pidin alandama Jumala vaimu ja olema nõus siis kõik selle aja seal ära olema. Kusjuures see oli tohutult raske ausalt öelda. Aga ma tegelikult tajusin seda, et ma olin nagu Jumala plaanis. See on olnud nüüd, mina arvan, et see lugu on üks suurem lugu. Ja ma olen pannud siia selle kirja kohe, 2. ajaraamatu 7. peatükk, Salm 14. Ja kui siis minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. See protsess, kus inimesed tegelikult alandasid Jumala ette ja need palveketid, see oli nüüd midagi üleloomulikku. Kui me siin lepiks kokku, et davai, et teeme ära, et meil oleks vaja üks vägev palvekett saada selle asja pärast. Me ei ole mitte keegi võimelised seda asja sebima niimoodi. Aga Jumala vaim, kui tema meid puudutab, siis ta teeb meie jaoks nagu võimatuid asju. Ma kunagi olin 10 aastat kristliku partei juht ja ma sellest ajast alates on Jumal mind kogu aeg kõnetanud. Ta on pannud mind nuputama selle, kuidas oleks võimalik Jumal kristlasi üksmeelele saada. Ma kohtusin paljude poliitikutega ja paljud tulid ja ütlesid, et mis teil viga, kristlased, te ju kõik seal ühel meelel ja mis teil viga asja ajada. Tegelikult ei olnud nii. Kristlased ei ole alati ühel meelel. Ja kui see ime sünniks, siis me muudaksime seda ühiskonda. Me muudaksime seda maad, kõiki asju. Ja nüüd korraga, kui ma olen palju aastaid, ma olen alati siin ka palunud koos, et me oleksime selle ühiskonna teenistuses kuidagi. Ja nüüd korraga selle sama olukorra sees
Jumala vaim näitas mulle tegelikult, et on võimalik. Et on võimalik, et tema lapsed on ühel meelel. Ja ta näitas, et ta on valmis tegelikult imesid tegema, kui tema rahvas palub ühel meelel. Millegipärast see ühel meelel, see on jäänud mul sisse. Ja tegelikult see oli kogu see lugu. Ja mina olin üks väike vahend. Ja mul on suur kummardus ja austus ja lugupidamine kõigi nende kallite inimeste ees, kes liitusid sellesse ühisesse palvesse. Ma arvan, et see lugu kõnetas kindlasti neid eespalvetajaid. See lugu kõnetas mu peret, mu lapsi, mu lapselapsi. Ja ma olen selle pärast väga tänulik Jumalale. Ja ma olen väga tänulik, et ma olen täna terve. Ma sain esmaspäeval muuseas haiglast välja. Ma ei ole veel nädalat aega väljas olnud. Ja ma tunnen ennast üsna hästi. Mul on selline kosumise aeg praegu ja ma pean jõudu saama. Ja tegelikult ma iga päev kogen seda, et Jumal on jälle mulle jõudu andnud. Aga see on nagu see lugu, et see ei olnud nagu see mingi Aldo lugu. Et Aldo oli lihtsalt üks vahend siin. Aga ma arvan, et see üksmeele test, millest me läbi läksime, ärme lase seda kuidagi ära hääbuda. Las see asi läheb nüüd edasi. Ja ma usun, meie ühiskond vajab seda, et tema lapsed ajavad selja sirgu ja hakkavad arvama asjadest ja hakkavad seisma asjade eest, mis on õiged. Ja kui meil on tõesti ühiskonnas väga keerulised ajad, siis see võib olla just see koht, kus võivad muutused toimuda. Ja oleme selleks siis Jumalale kättesaadavad. Oleme need tööriistad. Ja loodame, et ei pea alati nii rasket teed käima tema tööriistana. Nii et olge väga õnnistatud ja suur tänu teile, et te mu ära kuulasite.